kollane. Start. Hetkeks paistis, et teiselt kohalt starti Marcel Beldes sai väikse eelise, aga päris nii see ei läinud. Joosep võitis päris hästi. Praegu sisekurvis, keerab siia tagasi pöördesse ja kõik mahtusid ilusasti vennalikult ja õelikult sealt esimesest kurvist, esimesest tagasi pöördest õigemini läbi. Ja Karmen Kraavi juhtimisel praegu võistlus käib, teiseks on tõusnud number 5 Joosep Planken. Joosep Planken startis 4. kohalt ja nüüd Marcel Beldes pressib ise ennast uuesti teiseks. Planken tahab koha tagasi võtta, pressib Beldese praegu murud. See oli päris korralik laps praegu, aga õnneks poisid ja Karvi on head küsimust praegu. Tunni rajale tagasi, kaks oli pool seitsi ja sai ta pista siis number 9-le Hugo Simsonile. Aga õnneks on mõlemad poisid rajal tagasi ja hobikardi turvapuur, siis ütleme niimoodi, mis ümbritseb karti, päästis olukorra. Aga tänu sellele pusklemisele selle taga on number 6 Karmen Kraav saanud selge edumaa ja teisel kohal on siis number 5 Joosep Planken, kolmandal Randel Terestit, kui õigesti nägime nii on, number 7. Senise kolmandati võitja on kolmandal kohal ja tema selja taga on number 10 Martin Perkel ja Perkel kas läheb praegu mööda sõidule ei. Võtjad nagu mõttes on ümber mõttes ja Perkel selja taga on number 4. Number 8 Mikkel Konno, 1 on Võtta Olak, number 2 Marcel Beldes. Marcel Beldes on Võtta Olakust nüüd mööda saanud. Ma ei jõudnud jälgida. See maja ei ette. 7. tõusnud. Ei ole võimatu veel poodiumile sõita Marcel Beldesel, ei ole nii kaugele teisel eest ära saanud. Aga paistab küll, et täna on Karmen Kraavi päev, selgelt on ta teisel eest ära. Ja nüüd kolmandale kohale käib siin äge võitlus numbrite 7 ja 10 vahel. Number 7 siis Randel Terestis ja number 10 Martin Perkel. Olekti see võtaks peale. Teises on number 5 Joosep Planken. Pikalt saanud nüüd eest ära selle võitluspaaril ja Evestus sõidab ennast kergelt kinni seal esimeses kurvis. Ja nüüd jälle välja kiirendades sai pisikese eelise, aga erinevad sõidutrajektoorid selgelt olid sel ringil Randel Evestusel ja number 10 Martin Perkelil. Evestus siis kaardil number 7. Ja Perkeli selja taga on kohe number 8 Mikkel Konno. Marcel Beldes noorib seal paremat kohta on number 4 Henri Sadama tuules. Viimasesse kõrge pidurdus, võtab Beldes isead rasteris, viimasesse peandid ja tagasi kurvist välja, aga number 4 Henri Sadam ja Henri Sadam ründab number 8 ja ei saanud mööda, aga väga hea kiirenduses on Marcel Beldes omakorda saab kõrvale number 4-le Henri Sadamale. Aga Sadam sõidab sellise poolkatva trajektooriga ja andnud võimalust Beldesel möödumismanöövriks. 5 karti on üsna tihedalt pundis, siis on pisikene vahe ja tuleb number 1 Võtta Olak. Aga Karmen Kraav on peaaegu oma tööl saanud. Tema tabas on siis number 5 Joosep Planken. Ja nüüd kolmekesi siin praktiliselt rivistatakse üles ja Marcel Beldes, oi, põrkab kokku siin kaasvõistlejaga, väga võttis oma maha number 7 Randel Evestus. Ja nüüd siin kerge tõustamine käib, Beldes püüab positsiooni jõuliselt parandada, on tõusnud nüüd 4. ja see 6-kardiline punt seal on selline saargi tappada, üks jagu on sõgatud ja nüüd siis Võtta Olak. See oli siis number 4 Henri Sadam, kes parandab positsiooni number 10 Martin Perkel on nüüd Kutmas maha poole langenud ja Võtta Olakuga ja nüüd järgi tuleb Hugo Simson number 9.
aga 2 esimest lähevad oma teed, Karmen Kraal number 6 ja tema tagasi number 5, Joosep Planken. Joosep Planken tuletab meelde, startis 4. positsioonilt, on praegu teine, aga Karmen Kraal suveräänne liider ja 3. ongi tõusnud Marcel Seldes, kaardil number 2, startis ka teiselt kohalt, aga paar ringi tagasi siis Siim Kürnis, Kokkuberga, konkurendiga viis ta väga nõudepeale ja kui Ranari Johansson pool küll sees, sattud ühekorda Kokkuberga kaasvõistlejaga ja võistlete riigi lõppude jäigi, nüüd Marcel ja väga õige vend, väga õige võte ja nüüd siis jällegi uuesti kiirendus, nüüd võib täiesti oma trajektoori sõita, ei ole vaja pead lokaatorina kasutada, tuleb keskenduda oma sõidule. Õige pidurispunkt avada, õige trajektoor, õige välja kiirendus ja nii see käib. Nüüd vaatas tagasi, no oli mõistlik sellisest aeglasest kurvist välja kiirendus, ongi õige koht tagasi vaadata, mitte kiirel reaalõigel. Ja Pellest aitab niimoodi, et vaikselt hakkab seda edumaad siin kasvatama tema tagasi, Mikkel Konno number 8. Ja Konnosova number 7, Õivestuses läks mööda sõidule praegu täiesti Takuma kaotalikult number 4. Henri Sadam oli jälle lootusest ettevõtmine ja hea süvaküsti ja nii et see oli nüüd küll Henri Sadama poolt täiesti mõtlematu manööver. Rikkus ära oma sõidu, rikkus ära Randel-Erik Õivestuse sõidu, aga õnneks mõlemad jäid terveks, sõitsid küll vahepeal 2 ratta peal. Sellist autorodeot tegid siin viimases kurvis. Aga tänu sellele manöövrile on nad nüüd pudenenud 9. ja 8. Karmen Kraal jätkab liiduga süsteemid, number 6, number 5 on teine, number 2, Joosep Planken, number 2, Marcel Seldes. Kraavile tundub, et vähemalt 10 nädalavahetusel Põltsamaa Kuldamene karjalaga istub suurepäraselt, seni kuulub kiirem ring talle, kuna hetkel ma ajavõttu ei näe, siis ma ei oska öelda, mis ta võistluse sees teinud on, aga hommikul sõitis ta tõesti jõuliselt peaaegu sõitis kiiremini, üle poole sekundi edumaad on ikkagi kardirajal Mäekõrgune edumaa ja Mäekõrgune on tema edumaa ka praegu. Ja nüüd pärast need äpardusi on siis number 2, Marcel Seldes, õiganud ennast poodini kohale. Ja neljandalt pealt sattunud Joosep Planken, kuhu vee, teine ja ausalt öelda, aga ta nüüd liiga palju maha ei jää. Marcel Kraal. Kompris nägemata tundub niimoodi, et vahe on nii-öelda ilmunud, et võib-olla, et Joosep Planken tuleb isegi lähemale Karmen Kraalile. Sõit on pikk, väga tehniline. Muide paljudele Eesti tippkardisõitjatele vägagi meeldib see rola just sellepärast, et tegemist on väga tehnilise kardirajaga. Ja see on kilemeid. Number 6, Karmen Kraal. Ja kohtunud saanud nagu laeva rohkem. Käsi silmadele varjus, kui kaugel on see Saaremaa. Saaremaa siis väga ei paista, aga ilmselt seda sõita ei vaata kohtu seda, kui kõige vähe tegeleb. Nüüd on kõik vähem liikmed, et meil väga vajalik näeb välja arvatud number 7 Randel-Erik Õivestus ja number 4 Henri Sadam. Omavahel siin võitlemas ja Henri Sadam hetkeks saab Õivestusest mööda, Õivestus kiirenduse peal proovib uuesti mööda saada. Nüüd on Eelis Tall selles varatud kandes, mis on suhteliselt korralik kurv tegelikult, kui nii võtta. Kiirused on päris suured ja tagasi pöördus on Randel-Erik Õivestus uuesti number 4 Henri Sadam ees. Järjekordne ringile ja liider, Karmen Kraal, tema tagasi number 5, Joosep Planken. Siis tuleb pikem vahe ja number 2, Marcel Seldes. Ja siis võitlusmaal, number 8 ja number 10. Mikkel Konno, Martin Persson. Mikkel Konno number 8, Persson tema taga. Ja nemad võitlevad siis 4. 5. positsioonile. Mikkel Konno startis 6. kohalt, Persson 5. nii et selles mõttes on nad nüüd rajal kohad vahetanud. Number 8 Mikkel Konno tuleb selle koha ja 6.
väikeste kurvi sisendab maa peal. Võnne võtab poolrahva trajektoori, kiirenduse poolt matta praegu. See on selline üldis niimoodi, et Eesti saab möödase küll, nüüd enam päris kurvisada ei. Väikse lippagi lappagi nagu tuulelipp. Sellise tuulekeerisega praegu Martin Perkel aga mööda ta ei saa. Ja kohtunikul kas on sinistulid valmis, stardisõrgele tuleb, võistluse liider vaatab tagasi, kaugel on konkurents, konkurents ei ole väga kaugel. Aga võistleja on täna number 6, Karmen Kraav, teine number 5, Joosep Lanken.